tere, hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin. Täna ma pean tegema hakkkotlette ja mul on, näete siin, Max ja Moritz kodune hakkliha. 2 pakki, 1 kilogramm kokku ja nendest ma pean tegema kõigepealt hakkliha taigna. Kallamas ja kaussi. Ja pean hakkima ühe sibula. Üks proua küsis, et kuidas ma ikka siis peenestan sibulat. Et siin on, et üks tald on kõvem pool, selle ma jätan taha poole ja siit ma siis nüüd selle noaga mitte lõika lõpuni läbi, vaid siit poolest saadik sellised, mitte lõpuni lõika, siis ta püsib ühes koos. Hästi peenikselt. Nuga peaks muidugi terav olema. Nürida noaga. Minul on siukene väljendus, et nürida noaga ei saa tööd teha ja nürida inimesega ei saa suhelda. Olgu, et ma ei ole kohanud nüridat inimest. Nii, ja teine samamoodi. Selle juure poole, seda ma ei haki. See jätan tibudele. Ja nüüd siis natukene peenestan veel peenemaks selle. Mulle öeldakse jälle, et miks see laud liigub. Pane lapp alla. Jah, peaks panema, aga ei viitsi. Ega see laud mul jalga ei lase. Kähku teha ja valmis. Ja see läheb siia sisse. Siia tahaks panna soola. No, selline teelusika täis väike kuhi ka peal. Siis siin on liha maitseaine, see on lihale, praad ja grill ja siin soola ei ole, siin on maitseainete segu. No, selline triiki. Kohvikaart ka. No, siin on kuskil, paneme silma järgi, ma panen riivsaiaga natukene. Umbes nii. Selle riivsaia ma tegin ka ise, parim enne sai, lõikan kuubikuteks, kuivatan ära ja siis pigistan tainarulliga ja puruks. See ongi mul riivsai. Poe riivsaial on mingisugune kõrvaline maitse, ei meeldi. Kui hakkab kinnast käest tulema, siis hakkab juba tainas valmis saama, sest see segu haakub kinda külge, kleepub ja tirib kinda käest. See võib panna ka kartulijahu. Võtame siit ühe desertlusikas. Kui kartulijahu ei ole, võib ka ühe kartuli riivida sisse. See teeb ainult paremaks. Las ta nüüd seisab natuke aega. Nii, tuli alla. Panen soojaks. Natuke õli ka. Matsistame selle suitsu lihaga. Seni peenistan ka maitse rohelist. Lihad on ilusad. Paneme seened peale. Seened paistavad juba ilusad olema. Nüüd ma maitsestan natukene seeni. Pipraga. Rusika täis jahu. Mingisuguse koguse siia. Pesin kõik. Noh, enam-vähem. Nii. Üks pallikene. Nüüd see on nüüd jahtunud. Siia panen sisse maitse rohelist. Nüüd võtan ühe paberi peale, pigistan selle laiaks.
talud teevad ka siin peopesa peal seda kõike niimoodi täidist. Paneb siia peale ja juustu ka natukene. Nii, ja nüüd keerame kokku. Peitsin ta sisse ära siia. Ja ongi ta siin üks olemas. Ja siis ne järgmised püüan teha. Kaks, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Näed, tosina 13 ilusad. Need lähevad panile. Kotletid olid ahjus 200 kraadi juures 25 minutit. Paistab, et on küpsed. No, siin on see täidetud kotlet. Ma lõikan ta kõigepealt siis pooleks. Vaata, mis siin seest paistab. Maitseb, mis ta maitseb. Suitsuliha, seened, väga maitsev. Ja kotlett, täidis on väga maitsev. Väga maitsev. Kohtumiseni järgmises videos.